hooldaja toetuse määramise menetluse teine samm. Kui ma olen loonud uue menetluse, mille sisuks on hooldaja määramine, siis järgmine samm on see, et kui ma nüüd selle menetluse avan, hooldaja määramine menetlus, siis subjektid valiku all peab olema ära näidatud selle menetluse 2 subjekti. Üks neist on hooldaja ja teine on hooldatav. Nüüd emba-kumba oli nendest pöördujaks, nii et tema andmed näete on siin juba olemas ja teine osapool tuleb siis lisada. Selle jaoks ma klõpsan nupule lisa uus subjekt. Otsin isiku koodi või eesnime, perekonnanime ja sünniaja järgi selle teise isiku ülesse. Klõpsan otsi. Järgnevas aknas jällegi näidatakse rahvastikuregistri kontrolliakent ja ka rahvastikuregistri järgset elukohta ja staatust. Ja kui siin aknas on kõik okei, siis klõpsan edasi. Ja kolmandas aknas tuleb siis veel kord üle vaadata juba teile tuttav aken, kliendi üldandmed. Juhul, kui nüüd tegemist on olemasoleva kliendiga, siis on need andmed juba täidetud. Juhul, kui tegemist on esmakordse kliendiga, siis tuleb teil kohustusliku väljana täita ära vähemalt sotsiaalne seisund ja vastavalt siis vajadusele saab ära näidata õppimise andmed, tegeliku elukoha, juhul kui see erineb rahvastikuregistrist ja posti aadressi. Kui nüüd andmed on täidetud, klõpsan valmis ja on mul uus subjekt lisatud.